Hyvää joulua, Liisu! Hyvää joulua! Häid jõule sulle ka! Aitäh sulle ka! Teeme asja väga lihtsaks, et jõulude ajal pahna kokku ei ostaks, siis mul on sulle ülesanne, ma annan sulle Apollo kinkekaarte, neid sa saad laristada siinsamas ja absoluutselt üle Eesti kõikides Apollo kauplustes. Väga hea. Saad minna kinno, saad minna... Kinno ka või? Kinno ka. Saad minna Blenderi võiku ja mahlabaari. Mu lemmik. Ja minu lemmik ka. Ja siis saad minna ka raamatukauplusesse, sest et lisaks raamatutele on siin müügil ju ka... Mu album Apollos on täitsa olemas ja mul on nii hea meel, ma näen seda. See on kui kile sees, aga kui te tahate siia sisse vaadata, siis te peate selle paratamatult ostma ja siis te näete päris kihvti sellist paber olevat kuju sõnadest, lüürikast ja kõikidest mu mõtetest, et minge vaadake. Tegelikult ma olengi päris mitu korda ostnud oma tuttavatele neid selliseid mandalaid ja nüüd ma näen, et tegelikult on tulnud isegi veel uuemat kraami peale. Lülitad ennast välja, võtad pliiatsid kätte ja hakkad värvima. See on hästi tore, peab natuke nuputama, mõtlema, sõnu uuesti meelde tuletama, et see on tegelikult hullu kihvt ja näe, ongi väga hea meeleolu siin ja tegelikult see ongi tõesti, su meeleolu läheb nii kihvtiks, kui saate kokku just olete. See mäng mulle väga meeldib, ma isegi olen selle endale soetanud, see on üks Eesti mäng nimega I Know ja see põhimõtteliselt tundub päris keeruline praegu, aga ta on saanud aastamängu tiitlid ja kõik asjad, et ma tõesti soovitan, ta on selline, jälle peab küsimustele vastama, natuke teadmisi on vaja, aga ikkagi jälle hästi arenenud. Mõnus ajutrenn on ju? Mis bikiini? Bikiini season is over. Kuidas sulle lõhnaküünlad meeldivad üldse? Mulle tohutult meeldivad lõhnaküünlad. Siis kui talv hakkab tulema, mul põhimõtteliselt no ma ei põleta iga päev ühte sellist suurt ära, aga ma kogu aeg midagi põleb kodus. See lill hernes, ma arvan, mu emale väga väga-väga meeldiks. Ja ta on ka küünlafänn seega. Olemas, nii, papsile miskit. On ta kohvi või teesõber sul äkki? Ta on täiesti kohvisõber, et see on tegelikult päris kihvt. Ma arvan, et see on nagu selline kink, mis tegelikult teeb nagu tuju heaks, seda natuke siuke krutskit täis. Ja ma arvan, et see on täpselt isale küll midagi. Sinu plaadi puhul on ka ju väga üks eriline asi veel siin juures ju, et laulusõnad on ju tegelikult sinu enda väikese kätekäestega kirjutatud. Jaa, need on täitsa mu enda kätega kirjutatud, aga siin on tegelikult teisi abistajaid oli natuke veel, et ma kõiki kahjuks lihtsalt füüsiliselt ei jõudnud kirjutada, aga päris palju. Ägedad tegijad, nimeta mõned nimed ära äkki? Me tegime koos Evert Sundi aitas, ka Bert Brigenfeld aitas ja veel Abo Ilves ka ja Daniel Levi natukene mingites lugudes on siuke hästi mix mash, aga mingites on lihtsalt mina ja minu mõtted seega. Mõnus kombo koos. No mis on see jõulusoo, mis sa meie armsatele vaatajatele ja oma fännidele ja Eesti inimestele teele paneksid? Minu jõulusoo on päris lihtne ja see on üks hästi ilus mõte tegelikult, et see, mida me tahame, ei ole tegelikult see, mida me alati vajame. Seega vahel, kui asjad ei lähe nii, nagu me soovime, siis tuleb lihtsalt teada, et kõik tuleb täpselt õigel ajal, õigel viisil ja ma arvan, et see on üks hea mõte. Ja ilusad pühi ka muidugi, noh, see on kõige tähtsam.